juhataja ja minister, no te tegelikult ei vastanud eelmisele küsimusele. Te küll kinnitasite seda, et naiste tugikeskus on väga oluline ja omab olulist rolli ja see on üks viimaseid kohti, kuhu naine satub hädas. Ja seda enam on kummaline see, et rahastus tegelikult ei ole kuidagi järgi tulnud. Te küll ütlesite enne, et 26 on plaan üle vaadata see, aga mis on see põhjus, miks seda seni tehtud ei ole? Sellepärast, et tugikeskused on seda signaali, et nad on alarahastatud, andnud kogu aeg välja ja täpselt nagu siin kolleeg enne välja tõi, et me teame, et inflatsioon, elukallidus on teinud meeletu hüppe ja rahastus on jäänud täiesti ajale jalgu ja möönate ise veel ka, kui oluline roll tegelikult on tugikeskustel, et miks siis ei ole kuulatud need hääli, et praegu jääb selline mulje, et tänu sellele, et opositsioon sellele temaatikale siin suures saalis tähelepanu juhib, siis on seda teie lauale juhtunud, nüüd te saate öelda, et 26 vaatame, aga miks seda seni tehtud ei ole? Aitäh. Ma ei tea, miks ta varem ei ole tehtud. Mina olen selles ametis esmakordselt, et varem ei ole tõesti tehtud, jah. Võib-olla et on ka, aga ma tõesti ei tea täpselt. Ja see, et on vaja üle vaadata, see on ju selge ja seda me siis teemegi. Ma ei tea, see küsimus on kuidagi, mul on iseenesest muidugi väga hea meel, et naiste turvalisus teile nii oluline on. Mul on päriselt hea meel selle üle. Aga nagu ütlesin, siis tugikeskus ei ole see ainus koht, kuhu tuleks investeerida. Et võib-olla tuleb ka mujale vaadata. Näiteks kiusamisvaba kool on üks väga hea algatus, mis vähendab vägivaldsust nii naiste kui ka meeste suhtes.